Head inimesed, ma arvan, et õige aeg on alustada, sest vana raadioinimesena ma tean seda, et kõik, mis alguses on loovutatud, seepärast on puudu ja mulle tundub, vaadates ka seda tänast suurepärast seltskonda, kes on nendele toolidele siia kutsutud ja ka kutsujat, Euroopa Parlamendi saadikut Andrus Ansipit, siis neid asju, millest rääkida, on kindlasti väga palju. Et see töövorm võiks olla siis niipidi, et umbes 40 minutit kuulaks Ansipit, et milline see riigi rahanduse seis siis praegu suures pildis on, kas midagi on pildil valesti või kõik on väga hästi, ja siis diskuteeriks selle üle kutsutud külalistega ja nii vahepeal kui ka siis debati jooksul, ma arvan, et on mõeldav, kui kaasame ka teid küsijatena. Aga siis palun Euroopa Parlamendi saadiku Andrus Ansipi lavale ja ma küsiks, et võib-olla, et ega ma ju tean mõningaid asju, millest Reformierakond räägib ja millest ka Andrus Ansip räägib, et varem oli parem ja et praegu siis see eelarve defitsiit, mis on, ja see, ütleme siis, keskpikk vaade eelarve struktuursele defitsiidile, et see on väga paljuski meid hukutamas. Aga ma küsiks võib-olla alustuseks niipidi, et kui me ikkagi oleks jätkanud nii, nagu Ansip paika pani need rööpad või sealt ka Mart Laar, et kas me siis täna oleks seal selle 5 Euroopa rikkama riigi seas ja meie inimeste sissetulekud oleks veelgi kõrgemad, see 3. kvartali Eesti keskmine palk oleks olnud siis, ma ei tea, 100, 200, 300 eurot kõrgem, et mis siis oleks parem olnud? Aitäh, tere päevast! Pildil praktiliselt kõik on valesti. Ja kindlasti, kui järgnevad valitsused oleksid jätkanud selle poliitikaga, mida ajas Mart Laari valitsus ja tema valitsused ja mida minu 3 valitsust ajasid, siis elu Eestis oleks kindlasti märksa parem. Kas me oleks 5 jõukama hulka jõudnud? No vaevalt, et me juba oleks jõudnud, ei olnud lubatudki veel jõuda, aga kel pole kõrgeid eesmärke, see lendab madalalt. Pildil on elu ilusam pool. Kui me vaatame nüüd, kuidas asjad on Eestis ja Euroopas arenenud, siis jah, ega väga ei tahagi meenuda see vahepealne ülemaailmne finantskriis, aga me näeme, et seal jonksud on, aga kui vaadata pikka trendi, Eesti arengut 1993. aastast praeguseni välja, siis tuleb öelda, et meil on väga-väga hästi läinud. Et kui Euroopa majandus on kasvanud vaid 2,4 korda selle perioodi jooksul, siis Eesti majandus on kasvanud 18,1 korda. 18 korda! Ei saa öelda, et seda riiki on läbi aegade Mart Laarist saati valesti juhitud ja mingisugust edu polegi ja kõik on aga tuksi keeratud ja nüüd on vaja valitsust, kes võtab asja käsile ja pöörab tõepoolest nagu kõik heaks, mis vanasti on valesti ja halvasti tehtud. Tegelikult pole siin nagu kurta suurt midagi. Kas siin on pointer ka? Ei ole? Ei ole kah, jah. Et pilt on ju tegelikult maru ilus. No ja võib öelda, et kui vaatad seda ilusat pilti, et ükstapuha, kes seal valitsuses on, et küll see Eesti joon, see paneb ikka pöörase tempoga ikka ülesse poole ja mitte midagi ei juhta. Aga kui hakkate nüüd täna ennustama, et mis saab aastal 2030 või aastal 2040, et siis see on tühi töö, see ikka suuresti sõltub sellest, kuidas seda riiki juhitakse. No mõelge näiteks Itaalia peale 2010. aastast praeguseni majandus ainult 3,5% kasvanud, kus need korrad on? Pole neid kordasid mitte kusagilt võtta. No, mõelge mõne kunagi saatuse kaaslase peale, Moldova näiteks, 25-30 aastat tagasi oli pea samal tasemel, kus nemad praegu on. Euroopa kõige vaesem riik, meie,
No kunagiste saatusekaaslaste hulgast erineme selle poolest, et me oleme kõige jõukamad. Euroala eelarvedistsipliin on kriisi järel selgelt paranenud. Kui me nüüd vaatame seda sinist joont, Eesti joont, ega ma väga ees ei ole, ma peaks eemal tõmbama järsku seda lauda, et teie ka näeksite, et siis me näeme, et Eesti sukeldus sinna sügavasse kriisi, olles päris arvestatavas eelarve ülejäägis, mis meil oli siis 2,7 ja 2,9% toonaste mõõdupuude järgi oli eelarve ülejääk, see defitsiiti langemine, see oli niisugune 3% punkti, nagu ta igal pool oli, meie jäime sinna 3% joone peale pidama, teised, vaadake seda pikkust, kus teised riigid kukkusid märksa madalamalt tasemelt, märksa madalamale või sügavamale põhja. No ja nüüd, kui vaadata, mida siis teised riigid on teinud, siis me näeme, et näiteks Leedu on möödunud kriisist õppinud. Nende jaoks on ikka selge vahe olnud, kas lõpetada eelarve aasta 0,5% defitsiidis või olla 0,5% ülejäägis, ehk siis koguda halvemateks aegadeks reserve. Leedulased käituvad praegu selgelt ettenägelikumalt, kui nad käitusid enne eelmist kriisi. Ja nüüd, kui me vaatame seda kollasega Eesti joont, siis meie oleme allpool 2006.–2007. aasta Leedu taset. Justkui nagu enam asjad halvaks minna ei saakski, järgmist kriisi ei tule, kriisiks valmistada pole mitte mingisugust mõtet. No olgu veel kord meenutatud, et selles viimases ülemaailmses finantskriisis oli ainult 2 Euroopa Liidu liikmesriiki, kelle suhtes ei algatatud ülemäärase eelarve defitsiidi menetlust. Need olid Eesti ja Rootsi. Luksemburgi puhul algatati, hiljem selgus, et polnud nagu erilist põhjust algatada, nad prognoosisid suuremat defitsiiti kui 3% SKT-st, aga tegelikult lõpetasid väiksema defitsiidiga. Et ütleme, et 3 riiki tulid suhteliselt puhaste paberitega kriisist välja, aga kõik ülejäänud nagu panid ikka kõvasti rappa. Aga need ülejäänud on õppinud. Eesti mitte ei õpi teiste vigadest, vaid siis, kui Eestil on suhteliselt hästi läinud möödunud kriisis, ta nüüd üritab korrata teiste vigu. Sellest käitumisest aru ei saa. Eesti struktuurne eelarvepositsioon ilma intressimakseteta on niisuguses mülkas praegu, et ma tahaksin küsida Jüri Ratta käest, kes ütleb, et eelarve tasakaal on dogma, mida tuleks arutada, et kuhu veel? Kuhu veel? Kutsutakse üles selle dogma üle arutlema, aga mis me nüüd enam takkajärgi arutame? Vaadake sealt, kui Jüri Ratas sai peaministriks, siis asjad juba juhtusid. Siis sellest dogmast loobuti. Et 3 Jüri Ratase peaministriks oleku aasta jooksul on kulutatud 1 miljard eurot rohkem, kui on saadud tulusid. Ja seda kõike headel aegadel. Ei mingit halvemateks aegadeks valmistamist. Seesama eelarve positsioon, struktuurne eelarve positsioon ilma intressimakseteta, seda kutsutakse eelarve suundumuseks või fiscal stance on nii, nagu kutsuvad ka Rahandusministeeriumi ametnikud seda karakteristikut ja vaadake nüüd, kus Eesti on. Eesti on Euroopa Liidus kõige viimane. Möödunud aastal me siin võistlesime veel natukene Rumeeniaga, aga praegu me paneme ikka Rumeeniale pika puuga ära, et nii lõtva eelarvepoliitikat, nagu Eesti valitsus praegu ajab, ja Euroopa Liidus mitte ükski liikmesriik. Ehk siis palju õnne. See oli iroonia nüüd. Kuhu veel? Ja mis dogmat me siis veel murrame? Räägime, et Euroopa Liit ei lase meil suuremaid laene võtta. Vaat me küll teeks ja juhiks seda riiki, aga vaat see Euroopa Liit ei luba. Aga kuhu te läheksite? Põhja ju pole. Võib-olla tuleb põrgu vastu, võib-olla ei tule ka. Head ajad pole
pole valitsemissektori reserve suurendanud. Ja sellest on palju räägitud, aga samas kuidagi see õhkkond on ka ajakirjanduses muutunud, öeldakse, et mis see on dogma ja tegelikult tuleks sellest dogmast lahti saada ja milleks üleüldse neid reserve koguda. Ei taha jälle alustada nende juttudega möödunud kriisist Lätist ja Leedust ja Eestist, aga olgu veel kord öelda. Läti ja Leedu lõpetasid oma eelarveaastaid headel aegadel väikeses defitsiidis. Meil kõigil 3 Balti riigil oli kõige pisem valitsussektori defitsiit ja võlakoormus Euroopa Liidus. Võlakoormus umbes 10% SKT-st. Kriisis kannatasime kõik ühtemoodi, kriisist väljusime kah ühtemoodi kiiresti, kõik väike vahe siiski oli. Eestil endiselt valitsussektori võlakoormus 10%, täpselt öeldes 8%, Läti, Leedu põrutasid 40%-ni välja ja nüüd siis hakkavad seda servast natukene vähenema. Ehk siis sellel, kas eelarve on 0,5% defitsiidis või ülejäägis, sellel on kohutavalt suur mõju, eriti just kriisisituatsioonis. Eesti teenis oma valitsussektori reservide paigutamiselt Hollandi ja Belgia valitsuse võlakirjadesse 2009. aastal 1 miljard krooni ja Läti ja Leedu said omal täiendavalt 30% SKT-st võlakoormust juurde. Nii, kui te tahate neid arvandmeid kusagilt leida, siis te vaatate riigieelarve eelnõu seletuskirja, siis sealt te neid numbreid ei leia, aga kui te klikkate joonisele, siis ma ei tea, kas see on Rahandusministeeriumi teadlik soov, aga joonisel on need arvandmed ilusti kätte saadavad, nii et allikas on õige, ehkki kui te otsite, siis te peale vaadates neid numbreid ei leia või kui te otsingumootorit kasutate. No nii, nüüd on siis valitsussektori need vahendid, mis suuresti koguti 2006-2007, mille eelarve oli arvestatavas ülejäägis 6,2 ja 6,9 miljardit krooni nominaalis, suuresti ära kulutatud, 2% meil järel ka, nüüd minnakse siis erasektori säästude või eraisikute säästude kallale. Pensioni teisele sambale võib igasuguseid asju ette heita, aga öelda, et kogumine on saatanast, ärge koguge, et seda nüüd mina küll ei julgeks öelda. Võtame meie naabrid, soomlased. Soomlased on suutnud koguda pensionireservidesse 90% sisemajanduse kogutoodangust. Hollandis 200% sisemajanduse kogutoodangust kogutud pensionivaradesse. Norrast ei maksa rääkida, neil on 300% SKT-st, aga neil on nafta. Öelda, et soomlased on rumalad. Miks nad koguvad? Inflatsioon sööb kõik ära, teab, kas tulevikku tulebki üldse. Mina ei julgeks seda. Et kui me tahaksime pensionisammastega midagi teha, siis me peaksime neid remontima, aga mitte neid lammutama. Praegu öeldakse, et ei, aga koguda võib edasi, andke minna. Aga me oleme näinud, kuidas see vabatahtlik kogumine välja näeb 3. samba näol. Väga nagu ei kogune midagi. See teise samba lammutamise eesmärk on selgelt küüniline. Tahetakse kõigepealt vabaneda riigipoolsetest sissemaksetest, kui sa ei pea seda 4% sisse maksma, selle arvelt võid teha erakorralisi pensionitõuse, mida iganes, samas inimesed saavad oma raha kätte, lähevad poodi, kõigepealt maksavad muidugi üksikisiku tulumaksu ära, lähevad poodi, maksavad käibemaksu ära, tuleb veel nipet-näpet sealt ja siit, annab jupp aega jälle praalida. Euroala võlakoormus on vähenenud 2015. aastast saati. Kunagi oli kusagil meie ajakirjanduses ka mingisugune faktikontroll, kus püüti öelda, et tegelikult ikkagi nendel Helmed olid vist, on õigus, kes ütlevad, et Saksamaa võtab võlgu. Nii ja naa oli see vastus, mitte et päris õigus anti nendele. Saksamaa võtab võlgu selleks, et refinantseerida madalama intressimääraga oma varem võetud laene. Aga kui me vaatame, siis Saksamaa on 2014-2021 aastani, see on plaan küll, vähendamas oma võlga
218 miljardi euro ulatuses. Ehk siis, kui me peaksime Saksamaa kohta mingit hinnakut andma, ka praeguse seisuga, siis on, aus hinnang on see, et Saksamaa on ikka märkimisväärselt oma valitsemissektori võlakoormust vähenenud. Täpselt samamoodi Holland 68 miljardit, Rootsi 35 miljardit, Taani 13 miljardit. Ehk siis Euroopa Liit millegipärast peab nendest dogmadest lugu, millest meie tahame siin loobuda. Ehk siis eelarve tasakaalu dogma Euroopa Liidu jaoks on pärast viimast kriisi märksa olulisemaks muutunud, kui ta enne, kui see igasugustesse seadustesse kirjutati, veel oligi. Öeldakse, et tuleb võtta üks korralik riigivõlg, et see paneb majanduse kasvaa. Ja mäletate, Taavi Rõivase vajadus see oli ikkagi puhas stagnatsioon ja mingit kasvu nagu ei olnud ja tuli siis sellest dogmast loobuda, eelarve tasakaalu dogmast ja siis see raha nagu panna investeeringutesse ja siis läheb majandus korralikult käima. Nagu teate, kuidas headel aegadel on, et kui riik hakkab konkureerima oma investeeringutega erasektoriga, siis ta pärsib erasektori arengut ja siis, kui häda käes on, siis pole riigil endal mitte kusagilt vahendeid võtta, et riiki hädast välja tuua. Ehk siis, kui me vaatame neid punktikesi, mis tähistavad riike ja Eesti on seal punasega märgitud, siis mitte kusagil ei ole riigivõlg toonud pikas plaanis majanduskasvu. Ehk siis korrelatsioon on risti vastupidine, mida suurem valitsussektori võlakoormus, seda madalam majanduskasv läbi pikemate perioodide. Ehk siis riik peab ja saab ja peaks saama ja peaks olema kohustatud majandust stimuleerima siis, kui on kriisiaastad, aga mitte pärssima erasektori arengut siis, kui on head aastad. No nii, suurem võlg jälle laias plaanis ei anna ka tööd. Ehk siis, kui jälle võrrelda valitsussektori võlakoormust ja riigis valitsevat tööpuudust, siis me näeme seda, et kel suurem valitsussektori võlakoormus, sel suurem võlg. Need punktikesed, mis te seal näete, et eks on meile kõigile teada, et Kreeka on seal kõige üleval õrre peal ja siis tulevad Itaalia, Portugal, Hispaania, võlga polegi nüüd väga palju 100% SKT-st, aga tööpuudus pikka aega väga, väga kõrgel tasemel, ehk siis Eesti riik ei peaks praegu võlgu võtma sellepärast, et Eestis valitsevat tööpuudust vähendada. Meil on teatavasti tööjõupuudus, mitte tööpuuduseks. Nii olgu öeldud, et need, kes loodavad laenurahaga hääli osta, et need peavad pettuma, et üldjuhul on trend selline, et võlg hääli ei too. Mida suurem valitsussektori võlakoormus, seda ebapopulaarsem valitsus. Et kui inimesed arvavad, et poliitikud ma mõtlen, need praegused, kes seal valitsuses on, et võtame võlgu ja küll me siis saame hääli ja ostame lihtsalt maksumaksja rahaga maksumaksjate poolehoiu ära ja küll ta tuleb, eks. Siis pikas plaanis ta ei tule. Praegu, sõltumata sellest, kes Juhan või Mari valitsus parasjaga on, Eesti riigi valitsussektori võlakoormus on madal, ja usaldus valitsuse suhtes suhteliselt kõrge. See on suhteliselt tugev korrelatsioon. Jüri Ratas on ka öelnud, et ta tahaks maksudogmad lahti murda. Et eelarve tasakaalu dogma lahti murda ja nüüd tahaks arutada siis ka maksude teemal. Teeme maksudebatti. Jälle, täpselt sama nagu eelarve tasakaaluga. Mida sa siis praegu enam arutad? Et see kõik on juba tehtud. Te olete maksude etteaimatavuse pea peale pööranud, mitte midagi enam selge ei ole. Et siin on selle graafiku peal on näha tegeliku maksulaekumiste kõrvale kalle eelarvest absoluutväärtuses. Kas ta on plussi või miinusega, võetakse absoluutväärtus, see tähendab, et summeeritakse kõik. Ja te näete, et 2008-2009 on olnud küllalt rasked ajad Rahandusministeeriumile. Ei ole suutnud, või 2008-2009 just, 2007 on hästi prognoositud. Ei ole kriisi ajal suutnud kõiki tulude laekumise täpselt ette planeerida.
meil oli sügav kriis. No anname andeks, eks. Aga mis nüüd on? Kus nüüd see kriis on? Mida te tahate Rahandusministeeriumi ametnikelt, mis prognooside täpsust te sealt ootate, kui te üleöö muudate neid makse, mitte mingisugust etteaimatavust ei saa olla, sest tavaliselt ikkagi üritatakse ju mingite ajaloos olemasolevate punktide järgi ekstrapoleerida seda sama trendi tulevikku, aga kui sa tõstad seda sama õlleaktsiisi 70% ühe ropsuga, mis lineaarset arengut sa ootad? Kaos on see, mis tekib siis, kui sa niisuguste maksumuudatustega lähed surkima majandust. No ja vaatame, 2018 füüsilise isiku tulumaks 181 miljonit plussis, käibemaks 165 miljonit miinus, kas füüsilise isiku tulumaks ja käibemaks võiks omavahel korrelatsioonis olla? Ma arvan, et tegelikult ju võiks, et suurem tulu, suurem rahakott, rohkem oste, rohkem käibemaksu, võtta näpust. Ei ole. Taha jälle selle õlle teema juurde tagasi tulla, et praeguse valitsuse pea ainus mõistlik rahanduspoliitiline otsus oli selle õlleaktsiisi tagasi pööramine, aga sellisel robustsel moel, nagu seda tehti, ei saa ma selle üle kah aplodeerida, aga seda tehti ka koos Reformierakonnaga, ütleme, et midagi mõistlikku siiski. Aga kui asjad nii edasi lähevad, siis võib Rahandusministeeriumist need prognoosijad laiali saata, sest mis ikka teed? Laest vaadates saab umbes sama tulemuse. Et mingisugune maksustabiilsus võiks ikkagi riigis olla. Ja lõpus, muidugi, kulud-tulud tulid kõik enam-vähem riiki ja kõik on korras, eks, aga kui sa vaatad absoluutväärtusi, siis nagu korras pole mitte miski. Nii, Eurobaromeetri järgi maksud Jüri Ratase valitsuse ajal on muutunud Eesti inimeste üheks kahest kõige põletavamaks probleemiks. Küsitluse vorm on selline, küsitakse kahte kõige põletavamat probleemi. Inimesed kunagi ei ole varem makse probleemiks pidanud, Jüri Ratase ajal, palun väga, probleem. Alustame debatti ehk. Nii, et dogmad on meil teatavasti juba ammu murtud, selle üle debateerida ei ole nagu erilist põhjust, mis ikka takkajärgi targutad, eks, aga kas midagi paremaks ka läinud. Täna tuli jälle hea uudis, majandus kasvab, mis ta oli 4,2 või 4,1%, 2016 oli ta viimati madalama tasemel, et päris hästi, eratarbimine 1,2%, on see hea või halb? See, et meie majanduskasvu on vedanud viimases kvartalis eksport, see on kindlasti suurepärane, aga see, et inimesed ei julge enam tarbida, see on ka mingisugune märk, et midagi on õhus. Ja kui me nüüd vaatame Maailmapanga Doing Businessi edetabelit, siis paraku jälle paistab trend. Et ei ole nagu ülesse poole, ei ole paremuse poole, vaid ikka nagu kehvemaks läheb see lugu meil seal. Siis riigi investeeringud ei ole suurenenud. Loodava valitsusliidu eesmärk on jõuliselt ellu viia vajalikke investeeringuid ja maksumuudatusi. Mäletate, tulid võimule, ütles, et nüüd me hakkame investeerima. Ja nüüd vaadake seda, pointerit ei ole, aga 2007 6% SKT-st on valitsussektori investeeringute tase Eestis, 2008 6,2, 2009 6,0, 2012 6,3% SKT-st, ja nüüd palun väga 5,4, 4,7 2016, muide 2016 see 4,7% oli Euroopa Liidu kõige kõrgem tase. Ehk siis Eesti on kogu aeg olnud Euroopa meister valitsussektori investeeringute poolest. Mitte igal aastal ta ei ole esimeses olnud, aga tüüpiliselt me oleme kogu aeg olnud seal esimese 3-4 hulgas. Ja kuhu veel, ma küsin? Nad ei lähegi. Lubasid suure plombiga, et nüüd hakkavad tõepoolest investeeringud tulema, tühja ei tulnud midagi. Ma soovitan kõigil lugeda, kes veel lugenud ei ole, aga ma usun, et sellest seltskonnast kõik on lugenud Ardo Hanssoni artiklit, mis räägib valitsussektori investeeringutest, minu meelest oli see Postimehes,
no otsite, leiate. Mul oleks hea meel, kui valitsuse liikmed ka seda loeksid, aga sellesse ma ei usu, et nad seda teevad. Nii, teadus-arendustegevusega, mäletate, aasta tagasi kirjutasid kõik erakondade esindajad alla paberile 1% SKT-st valitsuse poolseteks teadus-arendustegevuse investeeringuteks. Noh, tulid valimised, pärast valimisi selgus põle, raha põle, üllatus. Mina ütlen, et peaminister valetas, et ta ei teadnud, et raha ei ole. Mina omal ajal peaministrina veebruaris juba teadsin, kus me oleme. No mitte päris sajandiku või kümnendiku täpsusega, aga üldiselt ma enam-vähem ikka teadsin, plussis või miinuses ja kui suures plussis. No, nüüd valimised on teatavasti meil märtsi 1. pühapäeval. Ei teadnud. Eelarve on struktuurses tasakaalus ja nominaalses ülejäägis. Mäletate, igale ühele kulus pähe. Nendele ka, kes ei tea nominaalist ega struktuurist mitte midagi. No ja läks nädalakene mööda, kumbagi põld. Ei struktuurset tasakaalu ega nominaalset ülejääki. Kõik puha defitsiit. Oh üllatust! Pensionäride suhteline vaesus ületab eelmise buumiaegset ebavõrdsust. No, see on mõneti mõistetav, et suhtelises vaesuses elavate pensionäride osatähtsus kasvab headel aegadel, sest et pensionite indekseerimine, see tuleb ikkagi mingisuguse ajalise viitega ja kõlab kuidagi mitte väga usutavalt, et kuidas nii kriisi ajal siis võrdsus ühiskonnas suureneb ja headel aegadel võrdsus ühiskonnas väheneb, aga sellel on oma selge loogika taga ja paraku nii ta on, et buumi aegadel ebavõrdsus, eriti just pensionäride suhtes, ühiskonnas suureneb. Ja nüüd jälle, palun vaadake seda 2007. aastat, kus majandus kasvas ka tormiliselt. Et see suhtelises vaesuses elavate pensionäride tase on nagu üksjagu madalam, kui ta on aastal 2017 või 2018. Ometi on selle valitsuse üks suur eesmärk olnud kogu aeg sotsiaalse sidususe tagamine. No ma ei räägi sellest, kuidas seda sidusust tagab ministrite, peaministri valetamine, kuidas seda sidusust tagab see, kuidas lastakse inimene, kantsler, kes teatab võimalikust kuriteost töölt lahti, et kuidas sidusust tagab see, kui sõimatakse ja sildistatakse erinevaid inimeste rühmasid Eestis, et sellest ma ei saa aru, aga te lubasite ju. Lubasite pensionäride elu heaks teha. No kus ta on siis? No mäletate, 7 eurot tuli erakorraliselt, millest 1,40 jääb pärast maksude maksmist järgi. 2020 on maksustatud eeldatavalt 184 000 pensionäri pensione, 55% kõigist pensionäridest hakkab tulumaksu maksma. Ammu on ära unustatud see, et see töötavate pensionäride maksuvabastus, et see lubati nagu ka servast ikkagi tagasi pöörata, et lubati ära klaarida see asi ja kas nad õieti lubasid, võib-olla tahtsin uskuda lihtsalt. Et seal me nüüd siis oleme selle pensionäridega ja selle asjaga, et kaotati tulumaksuvabastus pensionitelt, nüüd kõik pensionärid maksavad üksikisiku tulumaksu ka ja ebavõrdsus ühiskonnas süveneb. Hea küll, üks eesmärk oli sündimus tõusule viia. Ega ma usu, et seda on riigil võimalik väga teha ja juhtida, aga mingil määral siiski. Me näeme seda, et ei ole tõusule läinud. Ei ole. Ega ei ole eriti pingutatud ka selleks, et mingeid meetmeid rakendada, et see tõus tuleks. Et ta on see loomulik iive jätkuvalt negatiivne, et kui te vaatate nüüd 2010, siis see on ainus aasta, kus on 0,04% positiivne. Ehk siis see on täpselt öeldes 35 inimest sündis rohkem, kui
kui suri. Et ainus positiivne aasta, ma ei arva, et see oli minu juhitud valitsuse teene, aga need demograafilised trendid on üldiselt pika vinnaga ja ega nad mingisugusele väiksele maksumuudatusele ikka kohe ei reageeri. Aga ja kui me vaatame nüüd nagu võrdlust lätlaste ja leedulastega, siis tegelikult ka sündimuse mõttes ja Eestil on selge probleem, aga eriti suur on see probleem lätlastel. Võtke kas või see 9,5 seal näiteks lõpus, eks, mõeldes lätlaste rahvaarvule ja leedulaste rahvaarvule, siis leedulaste 11,4 ei ole nii suur probleem kui lätlaste 9,5 tuhat miinust. Eesti rändesaldo on muutunud positiivseks. No midagi head ka. Aga ma ei arva jälle, et see on nagu otse selle valitsuse teene. Ehk siis rändesaldoga on ka nii, et kui usaldus riigi institutsioonide vastu on inimestel veel olemas, kui seda pole ära lõhutud, et siis üldiselt inimesed püsivad kodus, ei rända välja ja siia tullakse ka tagasi. Ehk siis, kui me vaatame nüüd Eesti, Läti, Leedu võrdlust, et siis me näeme seda, et Eestis 2010, ehk siis kriisijärgsel ajal, on rändesaldo positiivne. 1300 inimest on siia rohkem tulnud, kui siit minejad on andnud. Et tegelikult ütleme päris hästi. Lätis –126,1, Leedus 249,9 ja siin selle juures tahan ma jälle hea sõnaga meelde tuletada Indrek Neivelti, kes teatavasti ütles, et kui me oleksime omal ajal lasknud kriisi ajal siis eelarve umbes 25%, mitte eelarve, vaid valitsussektori võlakoormuse 25% peale SKT-st, ehk oleks väljarändajaid poole vähem olnud. Ehk mitte. Vaadake, Lätist 125 000, Leedust 250 000. Aga nemad said ju mitte 25%, vaid koguni 30% täiendavalt võlakoormust otsa. Ei aidanud. Inimesed lasid riigist jalga. Eestis ei tekitanud täiendavat valitsussektori võlakoormust. Inimesed püsivad siin. Lihtsalt nad usuvad, et seda riiki on võimalik mõistuspäraselt juhtida. Ja selle tõttu nad siin püsivad. Ja kui nüüd panna need kaks asja kokku, iive ja rändesaldo, siis tegelikult meie pilt, ega nad midagi rõõmustavat ei ole, aga võrreldes teisi Kesk-Ida-Euroopa riike, aga eriti just Balti riikidega võrdlus on meie jaoks ilmselt see kõige adekvaatsem. Me näeme seda, et Eestist on ära läinud 43 000 inimest, Lätist 2004–2018, Lätist 356 500 ja Leedust 605 000 inimest. 605 000 inimest. No ei aita eelarve defitsiiti laskmine. Midagi muud peab tegema. Nii, kokkuvõtteks. Eesti on olnud tugeva rahandusega riik alates krooni kasutusele võtust, nüüd ollakse kompamas eelarve piire, Euroopa Liidu poolt lubatud siis eelarvereeglite piire ja ei mööda päeva, kus keegi ikka ei ütle, et küll me ikkagi arendaksime seda riiki, aga need totakad Euroopa Liidu eelarvereeglid on ees, et need ei lase meil Tallinna-Tartu või Tallinna-Pärnu maanteed 4-realiseks ehitada. Sõbrad, vaadake, kuidas te kasutate maksumaksja raha headel aegadel. Mina ei usaldaks selle valitsusega mitte ühte senti enam täiendavalt. Kui te ei oska seda raha, mida maksumaksjad igapäevaselt maksavad riigikassasse, mõistuspäraselt kasutada, miks ma peaksin uskuma, et laenuraha, see läheb täpselt õigeks otstarbeks. Mitte midagi ei pihustata kuhugi laiali lihtsalt. Kasutamata on jäetud võimalus headel aegadel halvemateks valmistuda ja reserve koguda, mis iseenesest selle sama eelmise kriisi näitel on tegelikult ikka väga kurjast. Maksupoliitika on olnud üksjagu heitlik ja sageli lähtunud lühiajalaste tulude eesmärgist.
aga pole tulusid tulnud, on maksude etteaimatavus ära kaotatud, mis jälle on kurjast. Ja raske on mõista, millist laiemat kasu on toonud viimaste aastate eksperimendid riigieelarve ja maksudega. Ehk siis, kui kõike seda resümeerida, siis ma ei saa sugugi jääda apoliitiliseks, lihtsalt rahale keskendunud inimeseks. Ma ütleksin, et Eestis on juhtimisprobleem ja see juhtimisprobleem, selle nimi on Jüri Ratas. Ei ole mõtet süüdistada koalitsioonipartnereid, lahkuvaid ministreid, kantslereid, kala hakkab mädanema peast. Ma küsin, mida me veel siis peaksime või millega me veel peaksime nõus olema, et see maha müüakse. Solvub nagu neitsikene, kui keegi ütleb, et müüb maha. Mina leian, et meie tulevikku on palju juba praegu maha müüdud. Jah, ega ma ei mõelnudki, et ma tulen siia rõõmusõnumitega, aga see tänane päevapoliitiline foon on selline, mis kõike seda, mis rahandus puudutab, ainult võimendab. Ja see masendus on päris suur ja seda süvendab ka see, kui sa sõidad autos, kuulad raadiost jutusaadet. Tähtsad inimesed arutavad, kuidas Eestis asjad on. Mis nad ütlevad? Jüri Ratas on väga tubli inimene. Ta on tohutult õppimisvõimeline. Laar, tema tegi midagi. Ei Ansip ega Rõivas ega kõik need teised ei teagi, kes nad üldse olid, eks. Nemad ei ole mitte midagi teinud. Aga Ratas, temal on vähemalt põhjus, et mitte midagi teha. Sest et temal on raske ülesanne valitsust koos hoida. Miks te hoiate seda valitsust koos? Laske tal minna. Eesti elu läheb paremaks. Aitäh! Mul on 2 küsimust. Areng on toimunud Euroopas, et ütleme, enne Euroopasse siirdumist Ansip nii hästi kellast ei suutnud kinni hoida kui nüüd. See oli kompliment. Aga aeg ei ülegi. Mul oli 45 minutit, alustasime 5 minutit hiljem, vaadake, praegu on 10 minutit reservis. Küsimuste jaoks. Mul on kõigepealt 1 küsimus, et ega te liiga kriitiline ei ole. Ma vaatasin, siin alles hiljuti saabus ka Tax Foundationi iga-aastane uuring maailma konkurentsivõimelisemad maksusüsteemid, taas Eesti maailmameister ja 2 või 3 järgmist numbrit, Moody's, Fitch, Standard & Poor's ütlevad, et Eesti riigi rahaasjad on korras, reiting on AA-, stabiilse väljavaatega, väljast nagu petab ka ära. Ega seda riigi rahandust siis nii üleöö ka päris kukerpalli peale keerata või pea pealt jalgade peale või jalgade pealt pea peale keerata ei anna. Ja kui nüüd, Jüri Ratas on muidugi olnud õnnelik selle Fitchi reitingu üle, aga kui me vaatame, et mis see Standard & Poor's teinud on, siis tema reitingu tase tuli juba 2011, ma arvan, kui Eesti eurotsooniga liitus, võib-olla, et inimesed, kes iga päev nende reitingutega tegelevad, härra Jegorov järsku teevad täpsemalt, kas ta oli 11 või 12, aga me saime selle sama taseme juba 2011, ma arvan, kätte. Ja see on püsinud kogu aeg stabiilsena, ja siis tuli Fitch järgi, mis oli möödunud aasta, ülemöödunud aasta. Täpselt see sama tase, ta kinnitas seda taset, mis oli Standard & Poor'si poolt Eestile antud juba aegade hämaruses. Tegelikult ikkagi eurotsooniga liitumise tagajärjel oli kõigile selge, et meie rahandus on tugevatel alustel. Ja kui me vaatame Moody'st, siis Moody'sega ei ole mitte midagi muutunud. Seal, kus Moody's oli, seal Moody's ka jäi. Moody's ei tegele Eestiga lihtsalt. Eestil ei ole valitsussektori võlakirja, võib-olla nüüd hakkab tegelema, nüüd mingid võlakirjad tulid kusagilt, aga küllap annab rõõmustamiseks jälle põhjust, kui ükskord Moody's ka ütleb, et Standard & Poor'sil ja Fitchil on õigus, ongi korras rahandus. Et see, mida hinnatakse, see ei ole niisugune 1 või 2 aasta trend, et need on ikka pikemad trendid ja
ja see Standard & Poor'sil ei ole Jüri Rattaga mitte mingit pistmist ja ma arvan, et Fitch on ka eelkõige juba tänu Mart Laarile ja mulle. Teeme saalist Tema on mõne ainult asju tuksi keeranud, mitte paremuse poole pööranud. Teeme saalist ka mõne küsimuse, ma küll ei tea, meil on mikrofon ka siin, kas keegi tahab küsida Ansipilt, on kiire selline oponeerimissoov või me alustame nüüd debatiga? Mulle meeldis, kui keegi oponeeriks. Mikrofon, jaa, 2 küsimust on. Kõigepealt sinna ülesse ja siis siin keskel. Ma küsin ühe niisuguse küsimuse, mis on seotud opositsiooni väidetega. Sa ütlesid niisuguse lause, et pensioni teise sambasse paneb riik 4%. Nüüd opositsioon on väitnud, et see ei ole riigi raha, see 4%, et see on inimeste raha. Anna selgitust, kas see pensionifond on riigieelarve osa ja nii-öelda riigi raha või kuulub see kellelegi teisele, riigi kodanikele? Senikaua, kui riik pole seda raha pensionifondi pannud, on tema riigi raha. Ja kõik see raha, mis eelarves on, see on maksumaksja raha. Ehk mitte mingisuguse abstraktse riigi raha, vaid maksumaksja raha. Ja mulle meeldiks märksa enam, kui meie inimesed kõik, kaasa arvatud ka ajakirjanikud, küsiksid, kuhu see riik paneb selle raha, mida mina ausalt maksudena ära maksnud olen. Aga me ise tõmbame kuidagi mingisuguse barjääri vahele, mina olen siin ja riik on seal, riik andku. See ei ole riigi raha. Riik saab ümber jagada ainult seda, mida maksumaksjad töökad käed on riigikassasse kandnud, Margaret Thatcher. Ma arvan, et need valetamised, vassimised, et need võivad ka teadlikud ettevõetud asjad olla, et see ei ole vups kogemata jälle tuli mingisugune rõvedus üle huulte. Et riiki labastada ja lagastada võib kellegi eesmärk isegi olla. Ma soovitan kõigil lugeda Elo Tuglase Tartu päevikuid, päevik 1 raamat. Et te näete, missugune see elu oli enne sõjaaegses Eestis, kus see side riigi ja kodaniku vahel järjest muutus hägusemaks. Inimesed arvasid massiliselt, vähemalt selle päeviku järgi, et ega enam halvemaks minna ei saa, tekkis apaatsus, ükskõiksus, kaasalöömise võimalused olid piiratud, aga tulemusi me teame kõik, sai küll halvemaks minna. 50 aastat oli alla. Ehk siis kõik see raha, mida kusagil Riigikogu, valitsuse tasemel ümber jaotatakse, see on teie raha. See on maksumaksja raha. Autoritaarsetes režiimides on nii, et tulumaksu näiteks ei olegi paljudes riikides. Riigil on naftatulud, gaasitulud, mis iganes tulud. Ja siis hea sultan, hea tsaar lihtsalt teeb kingitusi. Käisin ükskord aastaid tagasi juba Pihkvas ja linnapea näitas mulle heldimusega uut haiglahoonet. Selle kinkis meile president Putin. See ongi autoritaarse režiimi ja demokraatliku riigi vahe. Demokraatlikus riigis kodanik ütleb, mina maksan ausalt ära kõik oma maksud, ma tahan teada, kuhu see valitsus minu raha raiskab. Ta julgeb seda küsida. Autoritaarses riigis sa oled tänulik kingituse eest. Ei tihka ju rohkem küsida. Ole tänulik sellest, mis sulle anti ja ära kobise. Ehk siis kelle raha? Teie raha. Nii. Ja just, riik, see oleme meie. Ja üks küsimus on veel ja siis läheme debati juurde. Aitäh, ma võib-olla vastu ei vaidleks, aga siin oli üks hea slaid, kus näidati meie võlakoormust ja meil on vist eurotsooni kõige madalam.
on vist mingi 20% või kus ta on veel või isegi ei ole 20%, 8%. 8, no praktiliselt polegi ei, aga mul minu arust ei olnud võlakoormuse pilti üldse. Ja minul oleks sellega seoses üks küsimus, et tegelikult täna on ju Euroopas miinusmärgiga intressid, raha tegelikult ei maksa mitte midagi. Meil oli ka minu teada üks võlakirja emissioon, kus vist isegi maksti peale. Ja kui ma oponeeriksin, kas ei oleks ikkagi õige natuke dogmat murda ja kas me peame olema see valge vares, kellel on eurotsooni kõige madalam võlakoormus, kas selliste äärmiselt negatiivsete intressimäärade juures ei oleks tark ikkagi natuke rohkem võlgu võtta, sest tegelikult meile korras, täna nagu te ütlesite, meil on ikkagi see riigi rahandus on suhteliselt korras, meile makstakse ilmselt isegi intressi peale. Jah, võtmise hetkel makstakse küll, aga edasi. Kui sa ükskord juba konksu alla neelanud oled, siis sa oled konksu otsas. Ja polnudki nii väga ammu. Aastal 1998 ma sain Tartu linnapeaks. Ja see oli see Aasia Vene kriisi, põhi oli praktiliselt seal 97, 98, 99, see mõju meie pangandussektorile, see oli väga tugev. Ja Tartu linnal oli vaja refinantseerida ühte varem võetud laenu. Kel kukkus, otsi kust saad. Otsisime, saime ka 20% aastas. Nii ongi. Kui võtad, on odav, mõnus, aga siis mingisugusel hetkel hakkad sa maksma. See sama Läti-Leedu näide. Lätlastel oli oma Parekspank kriisis, lisaks sellele, et neil üldse mingisugused reserve ei olnud, ja nendele mitte keegi raha ei laenanud. Veel kord olgu üle öeldud. Ega finantskriisis, ega raha ju maailmast otsa ei lõppe. Usaldusväärsed laenuvõtjad lõpevad otsa. Lätlastele ei laenanud ükski kommertspank raha. Pöördusid IMF-i ja Euroopa Liidu poole, meiega olime valmis miljard krooni andma, annad said ilma miljardit hakkama, eks. Nendel intressimäär ei olnud väga kõrge, aga siiski suhteliselt kõrge. Leedukad, olid uhked, tahtsid ise välja rabeleda, maksid oma 9,5-10% aastas. Kujutage ette, sa võtad 30% SKT-st täiendavat laenukoormust juurde ja siis sa maksad vähemalt mõne aasta jooksul, mõne kriisi aasta jooksul 10% aastas intressi. Teate, igasugu ilusaid asju, 4-realised eid, mida iganes annab selle rahaga teha, mida leedulased maksid ära pankadele. Ja praegu nad ütlevad, me saime refinantseerida. Saite refinantseerida odavalt, aga laen tuleb ikka tagasi maksta. Vaat see teed on valmis, Horvaatias on ka teed valmis. Ja Sloveenias ei ole teed valmis. Kumb riik paremini elab? Ega tempot Eestis muidugi tuleks tõsta, sellega ma olen täiesti nõus. Aga seda, et teed täiesti valmis saavad, seda juhtu üheski riigis. Hea küll. Saksamaa on suur netomaksja Euroopa Liidu eelarvesse. Kas Saksamaa teed on valmis või? Jätkub raha meilegi maksmiseks, eks. Mingi seiske sellest taus natukene. Kas Ameerikas on teed valmis või? Hakake San Franciscost Palo Alto poole sõitma kella 5-6 ajal, 7 ajal õhtul, eks. Tund aega seisate enne, kui sa esimese maantee peale saate. Et, millal teed valmis saavad? Ma ei tea, ilmselt ei saa kunagi valmis. Nii et ummikuid ei teki. Nii, aga läheme selle juurde, et kutsuks siia lavale veel mõned inimesed, kõigepealt Tartu Ülikooli juhtimisprofessor Maja Vadi, siis Rahandusministeeriumist asekantsler Dmitri Jegorov ja ettevõtja Indrek Kasela. Ja mulle tundub, et vist on mõistlik, kui me kõik istume. Võta, mine sa sinna, ma olen kõik heas. Ja ma arvan, et me võiksime teha, kui Ansip on 40 minutit oma sissevaate teemasse teinud, siis võib-olla sissejuhatuseks ka
teistele selline lühikene küsimus, et kui see teema siin siis põhimõtteliselt on sõnastatud niimoodi, et kas ja mis on meie rahandusega juhtunud, et ma ei tea, Indrek Kasela, teie kui ettevõtja, et mis see teie tunnetus on, et kas peale Ansipit on asjad läinud hullemaks, jäänud samaks või läinud paremaks? Kui me vaatame, siis meil nagu kaks mudelit on olnud siin riigis, et üks on see, mida riigis on tehtud, siis teine on see, mida siis suurimas linnas ehk Tallinnas tehtud on. Et kui me täna nagu keskerakondlik nagu, ja ma ei ole seda kunagi häbenenud öelda, et ma näen, et Tallinna linn on nagu markantsem näide, kuidas ei tohiks juhtida siis selle linna eelarvet. Et selles mõttes midagi üllatavat ei ole, et ma arvan, et meil see tulem täna on, see oli vägagi ennustatav, et lihtsalt need inimesed, kes seda täna veavad, ma olen ka selles mõttes natukene skeptilisem, et me nagu võib-olla võrdleme liiga palju sellega, et mis siis varem, et mis inimeste nagu eesmärk on olnud. Ma ise ausalt ei usu, et seal ongi nagu mingit pikka plaani, tahaks mingit nagu arengut ja sellest näha, et lihtsalt need inimesed tulevad selles keskkonnas, kus nad ei ole pidanud kunagi pikaajaliselt, kus nad ei ole pidanud kunagi vastutama millegi eest. Nii et mind tänane olukord küll nagu ei üllata. Maja Vadi, teie Tartu Ülikooli majandus endise nimega teaduskonna poolt, nüüd on vist sellest instituut saanud. Ja, aga firma märk on ikka veel teaduskonna. Just, et kui te vaatate ka teadlasena seda, et mis on Eesti rahandusega juhtunud? Kõigepealt aitäh sellise värvika ettekande eest, et see paneb neid mõtteid nagu siiapoole ja sinnapoole, just sellepärast, et kui me vaatame teaduslikku vaatepunkti, siis vaadatakse küll numbreid, aga sageli numbrite tõlgendamisel siis tulebki appi selline isiklik vaatepunkt ja võib-olla ka ideede kogum. Ma ei oska, ütleme, kuna ma ise otse ju rahanduse inimene ei ole, aga ma olen need teemad endale proovinud mõistetavaks teha, siis ma ütleks niimoodi, et kindlasti need tegurid, millest täna juttu oli, et neist tuleb rääkida, aga ma tahaks öelda, et on meil terve rida asju, mis täna veel kajastatud ei saanud, mis ka seda pilti mõjutavad, et ma pigem lisaksin siia juurde, et kui me hakkame tervikpilti looma, nagu me täna proovime siin teha, et siis me peaksime rääkima veel üsna mitmest asjast, millest juttu praegu ei olnudki. Et ma täiendaksin seda ettekannet võib-olla selle remargiga. Mis need märksõnad on, millest rääkida näiteks tahaksite? ma räägiksin sellest, et kui jutt oli, et see on maksumaksja raha, siin tsitaat oli, siis tuleb öelda ju, et 70% Eesti avaliku sektori investeeringutest on Euroopa raha, kui Iirimaal on ainult 2% seda, siis küsimus on, et kui see raha otsa saab, et see olukord ei ole mitte praegu niimoodi prognoositav, et me vaatame numbrid edasi ja tagasi, vaid seal tekib terve rida teisi tegureid ja on veel mõned asjad, et mille me peaksime võib-olla ka siia laua peale tooma, kui me tervikpilti tahame. Nii, ja siis avavooru lõpetuseks Dmitri Jegorov, et teie kui ametniku vaatenurgast, kes igapäevaselt Rahandusministeeriumis sellega tegeleb, siis mis on ohud, on need suurenenud, mis on paremaks läinud, et kui võtta siis viimased 10 aastat, ma arvan, selliseks perspektiiviks, et ei läheks ainult siis teema sellesse, et mis on juhtunud peale Ansipit, et vaataks ikka Ansipi aega ka natukene. Aitäh ka minu poolt selle kutse eest siia tulla ja osaleda selles paneelis, et ma võib-olla alustan natuke kaugemalt, et kui Andrus assistent kutsus ja saatis need võimalikud teemad, millest räägitakse, siis kirja lõpus oli hoiatus, et tuleb palju numbreid, et ärge ehmatage, et ei ehmatanud ja see ei üllata, sellepärast et töötasin pikka aega Maksu- ja Tolliametis ka siis, kui Andrus oli peaminister ja kolmapäeviti hommikul kell 7 tulevad arvestuse inimesed ja panevad kella 8 eelmise nädala maksulaekumisi. Ühel päeval, ühel kolmapäeval neid ei olnud kella 10. Siis tuli kuri kõne Riigikantseleist, et kus need numbrid on, et Andrus nagu selgus, nagu vaatas iga nädal neid laekumisi, nii et tulemus on sama.
Ma ei tea, kas praegu vaadatakse neid numbreid niimoodi või mitte, nii et selles mõttes oleks iseenesest väga huvitav vaadata, aga millele juhtida tähelepanu ja võib-olla praeguses etapis, kus justkui on juba käivitunud maksudebatt, on see, ja see tuli tegelikult Andrese presentatsioonist väga hästi välja, et ärme räägi ainult maksudest, ärme räägi ainult riigieelarve tulupoolest, räägime siis ka kuludebatist. Et see on äärmiselt oluline ja kuigi Rahandusministeeriumis nii-öelda maksupoliitika tegeleb arusaadavalt riigieelarve tulupoolega, tegelikult see, kuidas riik raha kulutab, on ka teadusest on seda teada, see mõjutab äärmiselt palju seda, kui suur on inimeste maksutahe. Ehk siis, kui palju inimesed tahavad makse maksta, kuidas nad suhtuvad riiki, valitsusse ja nii edasi. Nii et räägime palun mitte ainult maksudebatist, oleks minu sõnum, vaid räägime ka kuludebatist. Väga hea, kulud võtame ka ette, aga ma alustaks võib-olla sellest, et kui vaadata nagu lihtsa inimesena, et mis on muutunud, siis see refrään on kogu aeg see kontratsükliline eelarve nii-öelda printsiip ja siis mis on saabunud Jüri Ratase valitsustega, on see, et kui majandus on kasvufaasis, siis riik peaks olema tubli ergutaja ja ka eelarvepoliitika peaks seda toetama, et saaks siis võlgu võtta, mida ka statistika näitas, et mis selle siis sellise keskpika tasakaalu arvestuse häda siis on, et põhimõtteliselt ma saan aru, et on Ansip, kes ütleb, et peaks aasta lõikes olema struktuurne tasakaal ja siis tuleb Ratas, ütleb, et pikas plaanis, kui tuleb tasakaal, siis on hästi. Sellega on väga lihtne ja samas ka liiga keeruline. Et keeruline on ta tõepoolest selles mõttes, et neid võimalikke reegleid või võimalikke olukordi võib tõlgendada nii ja naa ja kui väga kaugele ei kalduta sellest, siis ega suurt probleemi ei pruugi olla, et riigid saavad ühel või teisel või kolmandal metoodikal neid tulusid-kulusid kokku arvutades pikka aega täiesti riskivabalt eksisteerida. Aga kus asi on lihtne, on see, et kui metoodika valik sõltub sellest, kui palju parasjagu poliitiliselt on kasulik kulutada, vot see võib olla üsna halva maiguga, et me muudaksime reegleid iga 2-3 aasta tagant, sõltuvalt sellest, et pagan, jälle on vaja nagu kulutada, et muidu ei saa poliitilisi lubadusi realiseerida. See ei ole hea märk. Ja sellele muide juhiti tähelepanu ka viimane kord, kui muudeti jällegi neid reegleid, et iseenesest selle reegli muutmisel ei oleks viga midagi, kui iga valitsus ei hakkaks neid reegleid enda järgi tegema. Nii et ka PR mõttes on see halb. Tahab siin keegi veel sellest müstilisest SKP lõhest rääkida? Ei, võib-olla mitte lõhest, aga täiendades, mida Dmitri ütles, et tõepoolest, et kui me hindamismeetodeid või neid joonlaudu mõõdame nüüd, valime sellest lähtuvalt, et millist meil vaja on, siis tekib see oht, et me ei näe neid suuri asju, mida ühesuguse joonlauaga sa saaksid hinnata, et me näemegi ainult ühte perspektiivi või meil tekib võimalus õigustada sellise ebakorrektse mõõtmisega, et seetõttu tõepoolest ma ka toetan seda, et mõõdikud ja need peaksid säilitama võrreldavuse, et see on akadeemilises elus nagu üks esimesi reegleid. Andrus Ansip, kas Mart Laaril oli õigus, et oleks pidanud selle eelarve tasakaalu ikkagi põhiseadusesse kirja panema, siis ei oleks Ratas võimule saades saanud hakata seda SKP lõhega eksperimenteerima? Ma muidugi ei kujuta ette, kuidas meie poeetilisse põhiseadusse oleks sobinud struktuurse tasakaalu reegel, et ei tohi olla suurem struktuurne tasakaal kui 0,5% SKT-st, et see ei sobi, aga ma arvan, et ei oleks seda valitsust mitte miski pidanud. Aga tuleks alguse juurde tagasi, et ma ei tea, minu jutt läks küll täiesti metsa siis, kui see järeldus sellest jutust on see, et kuidas Ansipi ajal oli kõik hästi ja kuidas nüüd on kõik halvasti, et ma lihtsalt
tahtsin murega juhtida tähelepanu sellele, kuhu me suundume oma riigi rahandusega. Mul on mure Eesti pärast, mitte et Ansip oli hea ja Ratas on halb. Samas ma ei ole ka mitte kunagi arvanud, et iga aasta peaks olema eelarve tasakaal, et eriti nominaalne mitte. Et ega seda ma olen ka korduvalt varem öelnud, et ega valitsussektori reserve ei koguta selleks, et viimse päeva laupäeval nad põlema panna, et valitsussektori reserve kogutakse headel aegadel ikka selleks, et halvematel aegadel neid kasutada, selleks, et halvemad ajad üle elada ja ei ole mõtet minust fundamentalisti teha, et head või halvad ajad ikkagi olgu ülejääk, eks. Ei, ma ei ole kunagi seda meelt olnud. 2009 Eesti Vabariik võttis Euroopa Investeerimispangalt 550 miljonit eurot laenu. Me kirjutasime alla laenulepingule, suuresti kasutasime seda 2012 ja seal kandis kusagil. Aga me ei teadnud, mis Eesti riigi rahandusest saab, kaugele ja sügavale see ülemaailmne finantskriis läheb. No pakuti raha Eestile, teistele ei pakutud, Lätile, Leedule ei pakutud, meile pakuti. No mis me maksime selle 550 miljoni eest, mida me oleks võinud kohe välja võtta Euroopa Liidu projektide kaasrahastamiseks ja oma raha siis Hollandisse ja Belgiasse viinud ikkagi, eks. Maksime alla 1,5% intressimäära aastas sel ajal, kui teised maksid 9%. No meile ei makstud võlakirjade eest, Hollandi ja Belgia valitsuse eest, võlakirjade eest 9%, me saime 6-7%. No miks siiski, poole teisega võtad ja 6-7 nad välja, nagu sellest piskust, mis sinna vahele jääb, sellest eladki. Indrek Asela, see ettevõtja tähelepanek, et kuidas teie seda riigi rolli näete, et tuleks ergutada, tuleks lubada siis halbadel aegadel mõningast defitsiiti? Ma kõigepealt vastaks härra Andrus Ansipile, et ei, et me nüüd tuntud seda toetame, et ma võin kinnitada, et kohe Facebooki tulekuga hakkasin ka mina teda aktiivselt kritiseerima, et kindlasti ka järgmisi valitsusi, et ükski valitsus ei ole igavene, et me peame ka arvestama sellega, et see tänane olukord on esiteks ajutine ja ta on ka nagu väga lühiajaline veel, et ja nagu siin öeldi, et ega siis need riigi rahandust nagu ühe päevaga veel tuksi ei keera, ütleme, et siiski, aga on võimalik kui väga tahta, et me näeme praegu paari ilmingut, millega seda väga tahetakse nagu teha nagu väga kiirendatud korras, et aga hakkaks sellest peale, et nagu me ka õigesti, minu meelest läheme sinna kõrvale sellest kogu sellest tekstiga, kui hakkame kogu aeg rääkima nagu riigieelarvest. Riigieelarve saab olla korras siis, kui riik ise on korras, ehk riigi majandus on korras. Et minu meelest tuleks ikkagi minna tagasi sinna ja hakata tähelepanu juhtimisele, et miks mingid asjad on Eestis nagu juhtunud ja saada need põhi siis dogmad uuesti paika. Mina ei näe, et täna mingit maksudebatti nagu peetakse, see ei ole nagu üldsegi nagu teema küsimus, et peaksid pidama nagu Eesti debatt, et mis on Eesti majandus. Ma võtaks 3 asja, mis seda on, et meil on siis Euroopa Liit on tegelikult majandus toetanud, sisetarbimine, see tuleb siis palkadest pluss siis sellest, et millised on nagu krediidivõimalused. Ja nüüd viimase siis kasvu peame näeme siis, et eksport on siis nagu uuesti jõudnud sinna, aga fakt on see, et miks see 18-kordne nagu kasv on tulnud Eestis, on selgelt see, et me nagu müüme mitte omavahel asju, vaid kellelegi teisele. Et ja kus me täna oleme, mis on selles mõttes, et ja kus meil ei ole aega enam nagu rääkida, on väga lihtne, põhjused on väga, väga selged. Täna vaatame seda, et on ju 73 krooni on täna juba, eurot on kõrgem täna riigisektorist olevate ettevõtete asus koos palk võrreldes välisettevõtetega, mis on ajalooliselt olnud siis kõige kõrgemad palgamaksid. Et kui vaatasid tabeli pealt ka, et sotsmaks on nagu tõusnud, üksikisiku tulumaks siis samamoodi tõuseb, siis me näeme, et tegelikult me kunstlikult täna tekitame mingit majanduskasvu, väidan mina. Ja kui me vaatame, mis toimub täna panganduses, siis selgelt täna pankadel ei ole mingit motivatsiooni Eesti majandust nagu väga oluliselt nagu kasvatada. Et eriti kui me vaatame sisemajanduses näiteks ehitussektorit, siis see on 1 kraan, see ei ole 2 kraani, ei ole sellist asja nagu, et kusagil arendaja, kusagil mingi ostja ja midagi muu. On pank, kes siis annab samadel isikutele lihtsalt sama kraani 2 tilast annab siis nagu raha niimoodi. Et see motivatsioon on täna kadunud, seda me täna juba näeme, et ma olen huvi pärast küsinud, palju siis avaliku sektori töötajad ostavad kortereid, on märkimisväärne osakaal on neil, ehk kui riigi rahandusega midagi läheb, siis esimesed saavad löögi alla loomulikult
tänased nii-öelda korteriostjad. Et niikaua, kui meil kogu see tants ja trall käib nagu sisetarbimise ümber, oleme me nagu väga hapral nagu jääl, ja siin see teise samba reform, mida me ei tohi seda kunagi kasutada sõna reform, et see on lihtsalt minu raha, meie raha laiali tassimine. Et kõik räägib 4%, aga see tegelikult on praktiliselt 14% minu sotsiaalmaksustena, mida ma saan tagasi enda nagu omandusse. Ja kui meil seda kapitalibaasi täna ei ole, siis ma paneks natuke teise mütsi, miks ma nii pikalt räägin sellest pähe, et ma tegelikult ei ole see mingi tippiettevõtted istuvad saalis, et ma olen ka tuleva nõukogu esimees ja ka Eesti riskikapitali ja erakapitali assotsiatsiooni juhatuse liige, et me just nendest asjadest nagu eile ja üleeile ja üleeile oleme nagu rääkinud. Et ma arvan, et ettevõtjad on tänases kummalises olukorras, kui palju nüüd räägid, et paljud on hakanud lööma käega, ja see on hästi oluline, et unustaks selle riigieelarve ära, et kuhu nagu ütles, et mis tunne on täna maksumaksjatel toetada või teenida oma riigi hüvanguks, ja ma arvan, et seda baromeetrit tuleks jälgida kõige rohkem kui seda, kas see on 0,1 maksulaekumised sinna või tänna, et see loomulikult peegeldabki seda, nagu ütlesid, nagu ütles Dmitri, et see, kuidas me maksustame ja kuhu see kulutatakse, ehk see on see, siis see mõjutab seda, et kas me tahame siin riigis elada või ei taha. Aga selle suure pildi kokkuvõtteks ikkagi, et kui vaadata neid makronumbreid, siis tegelikult ju, millega ma ka siin Ansipi sissejuhatasin, on need suured numbrid, mis inimestele korda lähevad. Keskmine palk, erakordselt suur SKT, ajaloo suurim ja nii edasi, kas või pensionid, nii palju pole kunagi makstud, et kuidas nüüd nagu lihtsale inimesele seletada seda, et kas halvaks läheb siis, kui nüüd tuleb järgmine majanduskriis ja siis Eesti lihtsalt ei suuda sellega toime tulla või mis need tagajärjed on, millal me näeme tagajärgi? No see halvaks minemine ei tule ka võib-olla järgmise kriisiga, et öeldakse, et selliseid kriise, nagu oli see viimane ülemaailmne finantskriis, toimub sajandi jooksul võib-olla kord või kaks, et need pisemad kriisid, mis võivad tulla, aga me ei tea, järsku tuleb sama suur kriis, nagu eelmine oli see, mis ootab meid, et mis siis selle kriisi tagajärjel täpselt juhtub, seda me veel kohe ei tea, aga seesama Itaalia hoiatav näide, et võrreldes 2000. aastaga, 2018. aastal nende sisemajanduse kogutoodang oli kasvanud 3,5%. Aga kui nüüd mõelda veel, et see 3,5% kasvas seal päris alguses, 2004. aastaga võrreldes Itaalia sisemajanduse kogutoodang 2018 oli 0,3% väiksem. No ikka kui kasvu ei ole, siis ega see ei peegeldu ka töötajate heaolus ega kasvavates pensionites, ega kust ta tuleb? Saab tulla ainult täiendavast võlakoormusest siis see heaolu, aga ükskord tuleb võlad tagasi maksta. Kreeka puhul oleme näinud, mis toimunud on. Indrek lauses, et kui sa rääkisid tabelist, oli ka ühest näha, et tegelikult, mis inimestega rohkem mõju teeb, et see palk, me vaatame seda palka nagu mingit numbrit, kõige kõrgem, kõige rohkem muret tegema asi oli hindade tõus, et selles mõttes, et need on täna liikunud, üks liigub teise teist ära, selles mõttes, et ma arvan, et see heaolu on näiline, et ega lisaksin, et siin ma toetan seda ettevõtja vaatenurga mõtlemist, et on kaks asja, on see majanduslik mõõde, mida me arutame, aga siis on see sotsiaalne ja moraalne või need väärtuste mõõde on ka ja võib-olla nad peaks vähemalt paralleelselt läbi arutama. Aga ma ka ütleksin, et näiteks see fakt, et majapidamiste maksukoormus on ju meil keskmisest tunduvalt kõrgem, on ju tööjõumaksukoormus Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega võrreldes teistega kõrgem, võib-olla Euroopa keskmisega võrreldes seal keskmise lähedal, ja kapitalimaksu see osa on suhteliselt madal, et selle struktuuri peaks nüüd läbi vaatama ja mõtlema, et kas seda me tahame või kas see peegeldab neid eesmärke, mis meie riigi jaoks on nagu relevantsed. Et ma toetaksin siin seda vaatenurka.
võib-olla üritaks siduda siin õige mitu teemat, et jah, ma olen täiesti nõus sellega, et väga paljuski on see suhtumise küsimus ja see nii-öelda riigi juhtimise kvaliteedi küsimus, mis on paratamatult seotud ja õnneks on seotud ka rahanduslike asjadega. Mul siin kolleegid, kes on minust targemad paljudes küsimustes, et ma tooks välja näiteks mõned aspektid, millele tasub mõelda. Näiteks see, et me räägime struktuursest tasakaalust, et see positiivne lõhe, mis on tegelikult negatiivne, et kui majandus tõepoolest buumib, kui majanduses läheb hästi, siis ongi vaja riigil, ongi vaja valitsusel ennast tagasi hoida, et mitte nagu juurde kütta siis, kui on kõige paremad ajad majanduses, aga samas, kui me vaatame näiteks statistikat, siis no ikkagi õige mitu on need aastad, kus me ütleme, et me oleme üle potentsiaali. Et kas see meie pikaajaline potentsiaal äkki ongi natuke kõrgem kui see, kui me oleme harjunud sellele mõtlema. See on teistpidi ka nagu selles mõttes ohtlik jutt, et seda on võimalik poliitiliselt väga hästi ära kasutada, et näete, ongi nagu jah, üle potentsiaali, kuskil nagu arvestusmeetodid on valed, et järelikult saame kulutada rohkemgi ja kõik on okei. Mis puudutab näiteks võlga ja võlavõtmist, et ma olen 100% nõus sellega, et tempod, eriti selles osas, mis puudutab planeerimist, räägime näiteks teedeehitust, ongi vaja tõsta, selles mõttes, et kui kusagil majanduskriisi laadne pauk käib, siis on hilja hakata planeerima, siis on koheselt vaja hakata ehitama ja majandust elavdama, kui plaane ei ole, no kuidas sa siis ehitad? Nii et võla võtmises ei ole mitte midagi, mitte kunagi halba, siis kui me teame, mida me selle võetud võla eest saame ja milles see kasu seisneb. Siin Konkurentsiameti peadirektor küsis, et on praegu ju odav raha, nagu, et, või suisa tasuta, et miks me ei saaks nagu võtta. Jaa, aga no põhisumma tuleb ikka tagastada. See on täpselt seesama meie homne raha, mida me kulutame täna. Küsimus ongi selles, kas homse raha täna kulutades me saame osta midagi odavamalt, kui me peaksime seda homme või ülehomme ostma. Kui jah, siis muidugi teeme, siis me säästame. Aga minu hea kolleeg Lemmi Oro siin ütles, et miks me siis võtame 100 miljonit raha võlga selleks, et osta või selles mõttes ehitada täpselt seesama X kilomeetreid teed 2 korda kallima hinnaga, et see kohe kindlasti ei ole mõistlik. Et võlg on okei, võlg on hea vaid siis, kui me saame võla võtmisest ja selle kulutamisest täna rohkem kasu, kui see, et me hakkame homset raha kulutama hoopis kallimate hindade juures. See on ainuke variant. Nii et selles mõttes ma praegu kiidaks tõesti nagu olemasoleva valitsuse plaane kiirendada seda planeerimist, aga see, et kohe nüüd võtaks raha ja hakkaks ehitama, mis juhtuks meie tööjõuturuga, ta on absoluutselt kõigi aegade tipus ja veel hullem, paneme veel piirid kinni ja ei lase võõrtööjõudu, ehk siis me saamegi seda asja, et sama kilomeeter maksab 2 korda rohkem. Siin tuleb olla väga ettevaatlik. Üks asi jah, Eesti poliitikas ei ole 20 aastaga muutunud, on see, et ma olin kusagil seal 90ndate lõpus väga aktiivne Riigikogu infotunni vaataja, majandusprofessor Janno Reiljan igas Riigikogu infotunnis tegi ettepaneku, et riik peaks võtma erakordselt palju laenu ja kohe tegema Tallinn-Tartu maantee valmis. Aga tagantjärgi tarkusena praegu oleks tee valmis, tuleks juba hakata uuesti renoveerima, aga võlg oleks tagasi makstud. Aga sellepärast tuleb poliitikast rääkida inimestele arusaadavalt ja rahandusest tuleb rääkida inimestele arusaadavalt, sellepärast, et praegu see sõnum lendab suurepäraselt. Kõik räägivad sellest, et ei ole mõistlik, et võlg on võõra oma, saame kallimalt, aga mida inimene näeb? Et sellest räägitakse, aga 2+2 maanteed ei ole, aga ta tahab seda. Kuulge, eelarve koosneb tulu ja kulu poolest. Ma ei tea, kui palju me täna tulu poolele pühendaksime, sest kui vaadata ju statistiliselt, siis suhe 50-55% tööjõumakse, mõni protsent kapitalimakse, 40% tarbimismakse, et kas siin peaks midagi muutuma parlamendis, tõsi, Keskerakonna algatatud maksudebatist jäi kõlama, et tuleks üha rohkem ütleme ikkagi neid varamakse panna ja siis sotsiaaldemokraadid tegid seal ka kohe ettepaneku, et ikkagi kõik autod, mis 50 000 eurost on kallimad, tuleks veel eraldi maksustada, et kas sealt nagu saab, et? No
ma püüdsin seda öelda, aga ma kordan veel kord. See valitsus hoidku eemal ennast maksudest. Ärgu hakaku neid makse näppima. Nii kui sõrme külge panevad, nii nad midagi tuksi keeravad. Mitte midagi head pole sealt tulnud. Andke rahu. Inimestel on vaja mingisugust ettevõtjatel täpselt samamoodi. Etteaimatavust. Nad peavad teadma, missugune see maksukeskkond on ka siis, kui investeeringud on tehtud ja nende äratasuvus on 10-20 aastat. Mingisugune stabiilsus peab olema. Nüüd ma tahan siin juures üles tunnistada ühe patu, et mina olen kogu aeg rääkinud sellest, et Eesti riigil on Euroopa kõige väiksem valitsussektori võlakoormus, tagunud endale rusikaga rindu ja olnud kõva mees. Ja lõpuks inimesed on uskuma hakanud. Ei, ega ma ei ole valetanud, nii nagu Ratas valetab. Aga see on pooltõde. Kui vaadata nüüd valitsussektori reserve teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, no siis me ei ole sugugi mingisugused Euroopa meistrid, kui me võtame reservid ja võlakoormuse võrrelda. Et Luksemburgis näiteks on meist märksa suurem valitsussektori võlakoormus, aga valitsussektori reserve Eesti omadega ei anna üldse võrrelda. Ehk siis summa summarum, nemad on plussis. Isegi mõtleme oma naabrite peale, rootslaste peale. Nende võlakoormus, ma ei tea, mis ta praegu on, seal 40% ringis SKT-st, aga nende valitsussektori reservid on ka seal pea 30% SKT-st. Ma räägin mälu järgi, et aastad lähevad ja ma ei ole sunnitud enam iga päev neid aegridasid järgima, sõrmega järge tõmbama, aga kui vaadata Euroopa Liidu teisi riike, siis isegi need, kes tunduvad meile, et on kõvasti käpukil, nendel on väga suured võlakoormused, et lähemal vaatlemise selgub, et jaa, nad hoiavad mõlemat. Hoiavad võlgu ja hoiavad ka reserve. Meil värske rahandusminister ütles, et see on ikka peast nagu suisa soe, kes sel ajal, kui tal on võlgu, nagu siis hoiab reserve. Ma ei tea, inimene saab palka, siis ma arvan, et normaalne inimene ei lähe kohe oma võlga tagasi maksma, teades, et järgmine päev tuleb süüa, tuleb üür maksta, kommunaalteenustest maksta. Normaalse inimesel on ikka mingisugused reservid ka olemas selle kõrval, kui on vajalik olnud laen võtta. Laen ei ole iseenesest ju mingisugune kurjast asi, et kui ta ikkagi aitab seal tarbimishetke ajast lähemale tuua ja see on ka rahaliselt mõistlik, miks mitte? Mida teised arvavad, kas varamaksud, tarbimismaksud, ümbermängimine on kusagil midagi tarvis teha Indrek Kasela? Mul hea vaadata, hea vana Ansipa tagasi saavad, et selles mõttes, et nii kui teeme ette antakse, kohe nagu lahendab, me võtaks selle, et nagu pareeriselt, et küsida võib kõik asju, ei pea kohe vastama nendele. Et sama asi on, et miks seda raha juurde vaja on, mina hakkaks sellest nagu sellest peale, et tegelikult, et küsimus see, et kas siis elu läheb paremaks, on ju. Kas siis see, kui see 4-rajaline tee on ju, nagu selleks nagu kogu Eesti riigi mõte on see, et kas saab Tallinnast Tartusse kiiresti või kusagile. Et see ei ole nagu selles mõttes, et oleme sellest, et meie Eesti riigi probleem tegelikult on see, et meil on kogu aeg liiga palju raha olnud. Tegelikult on Eesti riigi rahandus on nagu ülikorras, meil on seda liiga palju olnud. Ja seetõttu me nagu oleme võib-olla ka kulutanud seda natuke nii, kui me vaatame, mis on siis nende, mida Ardo Hansson rääkis, mis see efektiivsus on. Et ega me enne ei õpi, kui raha otsa saab. Et tegelikult, ja nüüd tuleb nagu selles mõttes, et targad valmistuvad selleks, et teised mitte. Kui me oleme see sama teema pealt, et alati üks pilt räägib rohkem kui 1000 sõna, et me tegime sellise häkatoni hiljuti, et how to fix a country, kuidas riik korda teha. Siis olid koos Ahti Heinled ja Tarmo Jüristud ja proovisime saada sellist tehnoloogia maailma ja muu maailma nagu omavahel rääkima, et mul meeldib, kui insenerid lahendavad probleeme. Need visualiseerisid ära lihtsalt, see on meie raha all, kui sa liigutad ühte nuppu, mis siis sellest nagu muutub, et kõige ohtlikum on hakata, kui keegi ütleb, et hakkame rääkima varamaksust, on ju, siis kõik räägivad varamaksust. Ärme räägi sellest varamaksust, selle mõju, kui sa teed lihtsa arvutuse Eesti riigi eelarvele, on nii nagu kosmiliselt väike, kui me ei lepi nüüd kokku ühiskondlikult, et kõik eestlaste poolt stardikapitaliks saadud tasuta maa ja tasuta korterid, et need maksustame nüüd siis tagantjärgi nagu ära, on ju. Et selles mõttes, et ja see sama, et loomulikult on lihtne rünnatada mingid luksautot, on ju, sest ei muutu mitte midagi. Ja minu meelest on see, et me peame ikkagi nagu lollidele ettepanekutele, lollidele küsimustele, nagu mitte nagu selles mõttes hakkama nagu vastama, ütlemegi, et need ongi nagu eos lollid, mitte minema sinna diskussiooni kaasa.
Maja Vadi. ja ma tahtsin ka just öelda seda, et kui vaadata neid varamakse, et mitte ainult meie arvutused ei näita, aga tegelikult ikkagi paljude riikide praktika näitab, et see põhimõttelist suurt muutust ei too, võib-olla on ta rohkem väärtuste tasandil, et ta propageerib õiglust või midagi muud sellist. No kui veel repliik võib-olla seotud selle autodega, et Sloveenia siiski otsustas näiteks maksudes seda autode suurust maksustada, aga võib-olla kõige rohkem tahtsin ma lisaks öelda seda, et mis on, kui tulla selle teema juurde, mis ma juurde tõin, selle Euroopa Liidu toetuste raha, et nende üks probleem on see, et nad justkui loovad illusiooni, et turu tagasisidet ei olegi vaja, et noh, see jällegi väärtuste juurde, et mis on need põhilised asjad, mida me soovime. Ja siis peame vaatama, et millised vahendid oleksid sobivad selleks ja kust me need saame, et mingil määral ma toetan täpselt sedasama mõtteviisi, et ma võib-olla ei oleks nii selgelt öelnud, et meil on raha palju või ootame, kui ta ükskord otsa saab, et see võib olla kaunis drastiline paljude eluvaldkondade jaoks, aga mõtteharjutusi me peaksime küll tegema. Ma saan aru, kõige keerulisemas olukorras on Dmitri Jegorov, sest kui ta ütleb nüüd, et kus saaks raha võtta, siis ma kahtlustan, et järgmine nädal lähevad asjad juba töösse. aga ma ei ütle seda. Ma ei ütle seda ühel väga konkreetsel põhjusel, et lähme natuke, ütleme, teooria juurde, et milleks maksud üldse nagu eksisteerivad. Noh, esimene kõige olulisem asi on see, et selleks, et saada raha riigieelarvesse, selleks, et saaks osutada riigi poolt neid teenuseid, milles me oleme kokku leppinud. See on ka ümberjagamine, et paratamatult igal pool maailmas on alati olnud ja nii ka jääb, on vaesemaid inimesi, on rikkamaid inimesi. Siis on olemas maksumaksja käitumise suunamine, et kas ta peab olema keskkonnateadlikum, me maksustame keskkonnakasutust, kas ta peab piiri pidama alkoholiga ja nii edasi, nii edasi. Nii et minu küsimus alati selles, et ja ka praegu oleks, kui me räägime maksudebatist, on see, millist probleemi me lahendame. Kui maksudebatt, ja tegelikult seda on juba ka Keskerakonna enda poolt nagu välja öeldud, on maksudebati põhiküsimus on see, et kust saada rohkem raha selleks, et oleks rohkem riiki, see on vägagi õigustatud küsimus, see on poliitilise valiku küsimus, siis maksudebatt tähendab seda, et milliseid makse saaks juurutada, millelt saaks tulu selleks, et rohkem riigi poolt teenuseid osutada. Jah, ka nii võib läheneda. Minule meeldiks maksudebatt, kus me räägime sellest kõigepealt, milliseid probleeme me tahame lahendada ja siis me toome välja, mis on nende probleemide kõige optimaalsed lahendused. Kui need on maksulahendused, no teeme ära. Selles osas, mis puudutab kuludebatti, miks ma tõepoolest tahan seda ka näha, et ma olen siin Indreku täiesti nõus. 33% SKT-st ei ole sugugi väike maksukoormus, see on täiesti normaalne maksukoormus, Euroopas on rikkaid riike, kes saavad ka väiksema maksukoormusega hakkama, Iirimaa, Šveits, väiksema maksukoormusega, küll seal juures üks fakt, et sotsiaalkindlustus seal on seal erasektori katta, ta ei ole riigisektoris. Aga Euroopas on ka edukaid riike, kes maksustavad palju. Kui me räägime Taanist, siis 50% ringis. Nii et küsimus on selles, et 33 ei ole vähe. Küsimus on selles, kuhu see raha läheb ja kas inimestele meeldib, kas inimesed on nõus sellega, kuhu see raha läheb. Need on need küsimused. Meil on täpselt 7 minutit kulupoolest rääkida, aga tegelikult see kulupool võib-olla on kõige huvitavam pool, et kus siis, mida saaks vähem teha, et ettevõtja seisukoht? Lihtsalt üks lause juurde, et ka see, et see ainult ümberjagamine, et kogumine selleks, et ühisrahaga odavamalt teha asju kui eraldi. See on see, kui me räägime, kus on, kas see 50 või 30, see ei ole mitte midagi näitajat, aga see sama, mida sa teed, mis teede ehituse puhul on väga, väga oluline see. Mitte, et nagu, et rohkem on rohkem, vaid teenuste vähem on rohkem. Et selles, et kas me teeme nüüd riigiga seda odavamalt või mitte, see on see, nagu me peame panema igale asjale hinnalipiku külge, see ei ole nagu see, et me peame 20 tundi nagu meditsiiniabi või midagi muud, on ju. Ja see on hästi oluline, mida me peame alates lauses, mitte et ümberjagamine selleks, et teha koos kokku kogutud rahaga odavamalt, kui üksi teha asju. Nii, aga kulupool. Ühe kommentaari veel lisaksin, et kui nüüd rääkida selleks, et milleks meil raha vaja on või miks me peame seda arutama, on ikkagi see, kui Euroopa Liidu toetused näiteks lõpevad
oletame see, et nad saavad täiesti otsa, siis igal aastal iga inimese kohta oleks 580 eurot vaja ja iga töötava inimese kohta 2000 täiendavat tulu vaja, et elada sama hästi nagu, või samade standarditega nagu praegu. Aga jah, Ansip, kui majanduskasvust ei piisa, et me teame seda, et kaitse-eelarvele on vaja vähemasti 2% panna, me teame seda, et kultuur praegu Euroopaga võrreldes rahastatuna on keskmisest oluliselt kõrgem, me oleme seal tipu lähedal, vaba ajakulutused, praktiliselt Euroopa meistrid ja nii edasi, et mida me siis vähem saame teha, et me teame, et pensionid tuleb tõsta, teadlased ootavad raha ootavad õpetajad ja nii edasi. Ja Tallinna linn tuleb valmis ehitada ja ei tohi, järv tuleb kaela. Et see ongi see, mida tuleks praegu Riigikogus arutada. Aga mida Riigikogus arutatakse katuserahasid. Et iseenesest on see maailma demokraatiates tavapraktika, et saadikud saavad mingisuguse pisku väikese summa, et siis hoida sidet oma valimisringkonnaga, et seda leiab Ühendkuningriigist, seda leiab Saksamaalt igalt poolt maailmast, aga sellises ulatuses, nagu ta praegu meil käib, minu meelest on see suhteliselt pretsedenditu ja teiseks kogu see Riigikogu debatt ongi ainult sellele taandunud. Sisulistest asjadest enam ei räägita. Et kui ma olen Indrekuga nõus, ma olen üldse kõigi panelistidega täna siin nõus, et ilmselt on ebaõnnestumine, et ei lähe kiskumiseks sugugi, aga rääkida maksudebatis mingitest võimalikest uutest maksudest, seda ebakindlust, mida ühiskonnas on praegu niigi ülearu palju, et see ainult seda süvendab. Ja loomulikult on see maailmavaateline küsimus, mida maksustada, keda maksustada. Mina teatavasti olen liberaal ja austan Ludwig von Misest ja ma olen isegi Hayeki preemia saanud 250 grammi puhast kulda. Ja kui ma nüüd nagu nendest ära pööraksin, võib-olla ma pean selle tagasi andma, selle medali. Et nagu ei raatsi, aga mida nemad ütlevad luksuse maksustamise kohta? Ütlevad, et tänane luksus on homne igapäevatarve. Ja kui sa täna lähed seda luksust maksustama, siis see homne päev liigub kuhugi kaugemasse tulevikku. Ludwig von Misese õpiku näide on seotud vannitoaga, mille keegi kunagi Londoni linna ehitas. Kõik arvasid, et totakas, vannituba, korteris. Milleks seda veel? Ja vaadake, need on iga magamistoa juures vannituba. Võtke autod, luksusautod, eks. See, mis on S-klassi Mercedesest täna, see on homme väikseses Fiatis. Ja see loogika on väga lihtne. Selle prototüübi väljatöötamine, uue lahenduse väljatöötamine, see nõuab tohutut investeeringuid, helgeid ajusid, see kõik maksab. Aga nii, kui miski asi on õnnestunud, siis tulevad tuhanded helged pead, kes kogu aeg mõtlevad, kuidas seda asja odavamalt teha, kuidas seda soodsamalt teha, kuidas seda veelgi paremaks teha, sest see on tõestatud. Asi töötab. Ma ei tea, Mercedesel, see adaptiivne kiiruskontroll hoiab pikivahet, hoiab autot joonte vahel, eks. Võttis aega, et niisugune asi välja mõelda ja nüüd vaatad, iga pisikesel autokesel on täpselt samasugused võlud külles juba. Aga see on innovatsioon. Ja kui sa lähed seda innovatsiooni pärssima mingite täiendavate maksudega, siis see tapab innovatsiooni, aga kõikide niisuguste juttudega sa lihtsalt peletad ettevõtjaid eemale, tekitad ebakindlust, kui sa ei tea, et see maksukeskkond on etteaimatav ka järgmised 10 aastat, tühja sa seda investeeringut kipud tegema. Dmitri Jegorov, kuidas käib kulude kärpimine selles mõttes, et on... Jaa, ma tahakski tegelikult tulla tagasi konkreetselt sinu küsimuse tuuma juurde, et ma kindlasti oskaksin loetleda väga paljusid asju, mis ma kodanikuna arvan, mis võiksid teisiti käia. Ma toon 2 konkreetset näidet, mis mul kogu aeg silme ees olnud. Üks nendest on meie hariduse rahastamine ja koolide ülalpidamine, eriti piirkondades, eriti maal, kus ma saan aru, et see on poliitilist äärmiselt keeruline küsimus. Aga kui üks kool on 1 kilomeeter vallapiirist ühele poole ja teine kool on vallapiirist teisele poole, ei jõua need vallad kokkuleppele. Ja nii ongi, et meil on raha selleks, et kütta tühjad majad, aga meil ei ole raha selleks, et maksta veelgi kõrgemat palka õpetajale. See ei ole õige. Need otsused on rasked, aga need tuleb teha. Teine asi, tasutud ühistransport, maakonna ühistransport.
ma olin sellele vastu, ma olen selle vastu, ma jään selle vastu, sellepärast et ma ei saa aru, millist probleemi me lahendame. Järgmise aasta eelarves, kui mu mälu mind ei peta, need numbrid, mis eelarves olid, kui seda raha, mis tasutud ühistranspordile suunatakse maakondades, jaotaks erakorralise pensionitõusuna, siis see pensionitõus oleks olnud mitte 7 eurot, vaid 21. Nüüd on küsimus, kellel on seda raha rohkem vaja. Ja me oleme lugenud ilmselt meedias ka neid artikleid, kus ühe inimese vedamine suure bussiga maksabki 30-40 eurot ja tegelikult oleks oluliselt mõistlikum ja efektiivsem saata talle takso järgi, et ta helistaks ja riik maksaks selle takso sellel ühel päeval ühes tunnis, kui ta tahab sõita. Neid näiteid on palju ja seetõttu mul oli väga hea meel, et viimastel valimistel osalenud erakondades mitte ühelgi ei puudunud oma programmist punkt kas nullbaasi eelarve või kulurevisjon, et kõigil see oli. Kas sellest saab asja? Mul on hea meel, et tegelikult rahandusminister on selle käivitanud. Kas sellest saab asja? Ei tea. Seda on võimalik mitmed moodi teha. Aga see on äärmiselt oluline. Me kogume piisavalt raha, me kogume päris palju raha. Küsimus on selles, kuhu see raha suunatakse. Nii, Indrek Kasela, Maja Vadi, teie tähelepanekud kulu poolest. Mina kõigepealt võib-olla ütleksin lihtsalt see pilt, mida ma näen, kui ma kõnnin ringi kui kodanik ja see lause, mida ütles Dmitri, et kui ma kõnnin linnas ringi, siis ma näen tasuta buss. Sina ütlesid tasutud. Nii et üks väike erinevus siin inimeste mõtteviisis on, et kellele tasuta ja kellele tasutud, et see iseloomustab hästi seda dilemmat, et kuidas seda müüakse ja kuidas see tegelikult riiki mõjutab. See sõnademäng, et see oli hästi huvitav tajumine. Aga tõepoolest, praegu on mul eriline roll siiski öelda, et see valdkond, mida ma esindan oma töises elus, et see valdkond tunneb nagu väga palju seda, et see rahastamise võimalused ühelt poolt on nagu piiratud, aga teiselt poolt küsimus, et miks just meie võimalused on piiratud, sellepärast, et ma ei pane värve ilmselt palju juurde, aga see olukord, kus doktorikraadiga inimesed, ma pean silmas haridust ja teadust, kõrgharidust ja teadust, milliste palgatingimuste juures nad töötavad, et ma usun, kõik teavad ja seda on öeldud ju, et paljude doktorikraadiga inimeste palk on väiksem kui kooliõpetaja palk. Seda ei saa kuidagi tolereerida, kui me tahame, et need väärtused, mis siin riigis, mida me oluliseks peame, et need püsiksid. Nii et mina lihtsalt võib-olla teeksin selle värvilisemaks ja ei peegeldaks muud, kui võitleksin selle eest praegu. Kasela, mida riik peaks vähem tegema? Ma hakkasin peale, et see riik sai alguse sellest, et me tahtsime olla iseseisvad. Me tahtsime olla iseseisvad nagu riigist. Ja ma selles ütleks nagu maailmavaateline pool, mis on viimasel nagu toimunud aastate jooksul, selles on tegelikult kõik nagu parteid süüdi on see, et on poliittehniliselt, ma ütlen, ma ei näe siin mingid niisugused nagu, et maailmavaateid, me pean täiesti ausalt nagu tunnistama, et on lihtsalt, et majandust on võimalik juhtida nagu põhimõtteliselt ühtemoodi, et kas ta tuleb ise toime või teda tuleb väljaspoolt siis subsideerida. Ja mis me näeme, on see, et mis süvendatakse sellist nagu sõltuvust riigist, et kõik see, mis on seda tasuta transport ja midagi muud, siis see ei ole lihtsalt, ja ka see, et meil on nagu nii suured riigiettevõtted, kes kelle käest me peame teenust see on nagu, poliittehniliselt on see nagu täna nagu sellel juhtimismudeli nagu kasulik, et selles mõttes ma ise olen küll ka väga sama lootusrikas just sellele, et me ei saa nagu näidata, et kuigi me musta seinaga saalis, et seal väljas on kõik valge või vastupidi, et meie oleme ainult valgustunud ja sealt taga on kõik pimestunud, on see sama, et kui me hakkame ikkagi need kulusid niimoodi väga selgelt lahti nagu reebime, me hakkame parema võrdluseks, et kui nagu riigipoes maksab sai 2 eurot, on ju, erapoes maksab 1,20, on ju, siis me saame hakata selle piir sinna peale, et kuidas on Eesti riigis parem ja odavam elada. Et selles mõttes, ja siis on, me ühel hetkel avastame, et meil on tõesti täna väga palju raha üle, pole aega laenu võtta, aga selleks me tõesti hakkama nagu süstemaatiliselt, lihtsalt ja jonnaka järjepidevusega iga kulu kohta nagu võrdlema. Ongi nii, et see, mis alguses oli aja mõttes üle, on nüüd puudu, et ma ei tea, Ansip, ma lõpetuseks võib-olla küsiks niipidi, et kas see nii-öelda refrään peaks ikkagi olema liberaalne majandus ja konservatiivne eelarvepoliitika või see ei võtaks seda kogu kontseptsiooni, mida te siin täna tahtsite
edastada kokku? ja küllap see võiks refrään olla, aga ma arvan, et sellises sõnastuses lihtne inimene ei kipu sellest refräänist väga aru saama, et enne saalist esitati küsimus meie ja riigi rahast, et ma arvan, et inimesed peaksid tundma, et see raha, mida valitsus kuhugi jagab, et see ongi nende raha. Tulles tagasi sinna tasuta ühistranspordi juurde, mis mulle absoluutselt ei meeldi, ma ei arva, et see ühistransport on see, millega siis riigi rahanduse saab korda teha, kui see jälle tasuliseks tagasi teha. See on üks näide, aga üks väga ilmekas näide. Vaatan Aktuaalset Kaamerat, tõsi, mõni kuu tagasi juba Saaremaalt uudis. Ütlevad, et teinud uuringu, buss sõidab ühel liinil 6 kuu jooksul 60 korda või 60 reisijat. Mis see siis on? 60 reisijat, 6 kuud, 10 reisijat kuus, iga päeva kohta ei tulegi reisijat. Aga võib-olla lõõtsbuss, saba teeb tilla-tölla taga, eks. Tuuritab seal kusagil kruusateede peal, paneb metsa vahel kogu aeg, kelle raha eest? Riigi raha eest või? Ei, teie raha eest, meie raha eest. Et see kulutõhusus, see peaks olema riigil täpselt sama oluline, nagu ta eraettevõtjal on. Tasub ära, ei tasu ära. Mingid asjad on nagu mitte majanduslikult mõõdetavad selle kulutuluga, vaid et nad on mõõdetavad sotsiaalsete kasudega, aga sellel asjal on ainus puhas poliitiline lootus ainult. Keegi tuleb ja annab mulle oma hääle, ei muud. Ehk siis kui riigis on palju neid inimesi, kes löövad käega, ütlevad, mis mina väike inimene nendest asjadest tean, küll nemad seal otsustavad, et ükstapuha, kes seal on, ega midagi ei muutu nagunii, et siis selle riigile see hästi minna. Kui riigis on palju neid inimesi, kes muretsevad oma riigi saatuse pärast, kes on aktiivsed, ütlevad, et see asi ei lähe mitte või see asi on hästi tehtud, vaat siis selle riigil saab hästi minna. Head inimesed, ma tänan, et tulite. All on avatud, ma saan aru, laud või ühesõnaga saab vabas vormis vestelda. Ansipist kohe ei lahku, aga kusagil 4 paiku mulle on antud teada, et peab hakkama Viljandi suunas sõitma. Mul on selles mõttes hea meel, et me täna kokku saime. Ühes mõttes on mul jällegi kurb meel, et see kohtumine ei toimunud aasta alguses, sest kui enne valimisi oleks saanud seda juttu rääkida, siis võib-olla oleks sellest olnud ka rohkem kasu. Aga parem hilja kui mitte kunagi. Aitäh tulemast. Ma tänan. Nii, palun. Nii, aitäh teile ka. Oi, suur kott. Aitäh. Aga seal sees on üks väga hea raamat. Ma ei ole lugenud, aga kindlasti on väga hea. Aga veel kord siis vestlus vabas vormis.